Massiivne migrantide voog Ceutasse on taaskord paljastanud Maroko ja Hispaania habraste suhete ning avanud uuesti sajandite vanused vaidlused territooriumide üle, mida nõuavad nii Madrid kui ka Rabat. Marek Schloss annab meile põhjalikuma ülevaate. Äkiline migrantide sissevool Ceutasse on taas muutnud ühe Euroopa kõige ebatavalisema piiri sajandite vanuse Maroko ja Hispaania vahelise võitluse esirindeks, sest see pole lihtsalt rändelugu. Ceuta asub Põhja-Aafrika rannikul otse üle Gibraltari väina Hispaania mandriosast. Koos idapoolse Melillaga need Hispaania territooriumid moodustavad Euroopa Liidu ainsad maismaapiirid Aafrikaga. Need on ka sajandeid kestnud territoriaalvaidluste keskmes. Hispaania kohalolek Põhja-Aafrikas sai alguse ajastul, mil Euroopa kuningriigid võistlesid sadamate, kaubateede ja juurdepääsu pärast Vahemerele. Portugal vallutas Ceuta 1415 aastal. Hiljem läks linn Hispaania võimu alla ja jäi Hispaaniale ka siis, kui Portugal taasiseseisvus. Melilla vallutas Hispaania 1497 aastal Fezi sultanaadilt. Tänapäeval peab Hispaania mõlemad linna riigi püsivateks ja lahutamatuteks osadeks, millel on sama poliitiline staatus nagu Hispaania territooriumil Euroopas. Teenisin üle 60 aasta tagasi sõjaväes Ceutas, seega tunnen end veelgi kohustatuna seda kaitsma, sest olen alati pidanud Ceutat Hispaania osaks, mitte ainult viimasel ajal, vaid juba alates aastast 1500. Ceuta ja Melilla on Hispaania. Maroko näeb ajalugu väga erinevalt. Pärast iseseisvuse saavutamist 1956 aastal püüdis Maroko tagasi saada territooriume, mida ta pidas võõrvõimu koloniaalajastu jäänusteks. Maroko nimetab Ceutat Ceptaks ja Melillat Melilliaks ning kirjeldab neid sageli okupeeritud Maroko linnadena, mitte seadusliku Hispaania territooriumina. Rabati nõuded hõlmavad ka mitmeid väiksemaid Hispaania kontrolli all olevaid alasid Maroko rannikul. Üks neist on Peñón de Veliz de la Gomera, väike kindlustatud eelpost, mida Hispaania on hoidnud alates 16. sajandist. Teine on Perili saar, asustamata kalju Ceuta lähedal. 2002 aastal Perilile maabus Maroko isikkoosseis. Hispaania vastas eriüksuste saatmisega, et see tagasi vallutada. Vastasseis lõppes ohvriteta, kuid näitas, kui kiiresti isegi väike, tühi saar võib põhjustada kriisi. Kuid suurim ajalooline vaidlus asub lõuna pool, Lääne-Saharas. Hispaania koloniseeris selle territooriumi 19. sajandi lõpus, kuid 1975 aastal, kui Hispaania võim lõppes, korraldas kuningas Hassan rohelise marssi ja sajad tuhanded marokolased liikusid territooriumi poole, et tugevdada Maroko nõuet sellele alale. Hispaania taandus ja Maroko võttis lõpuks suurema osa Lääne-Saharast oma kontrolli alla. Kuid selle lõplik rahvusvaheline staatus on endiselt lahendamata, sest ainult Iisrael ja Ameerika Ühendriigid tunnustavad täielikult Maroko suveräänsust seal. See küsimus on korduvalt mõjutanud suhteid Madridi ja Rabati vahel, samuti erimeelsused rände ja Hispaania Põhja-Aafrika territooriumide tuleviku osas. Ceuta pole suutnud normaalsust taastada. Ceuta pole tavaolukorda naasnud. Olukord ei ole normaalne. Ceutas on endiselt mitu tuhat inimest, kes tuleb tagasi saata. Ja Ceuta elanike seas valitseb endiselt rautus ja mure. Ceuta elanike seas. Ceuta on samuti Maroko. Seega pole meil siin midagi teha. Viimane rändekriis on seega toonud taas päevakorda märksa vanema teema. 2 naaberriiki, mis seisavad teineteise vastas üle Gibraltari väina, mida lahutavad sajandite pikkused vaidlused viimaste Hispaania kontrolli all olevate Aafrika mandrialade üle. Et arutada seda teemat põhjalikumalt on minuga liitunud doktor Mohamed Chitou, poliitikaanalüütik ja vanem professor Rabati ülikoolist. Doktor Chitou, väga hea meel on teid siin I24 Newsis tervitada. Nüüd, kui meil on parem ülevaade suuremast pildist ja kontekstist selle kohta, mis Ceutas toimus, kui palju sellest kriisist on tegelikult seotud lahendamata pingetega Rabati ja Madridi vahel? Selle migrandilaine taga on mitu põhjust. Esiteks on see poliitiline manipulatsioon Hispaanias, sest ma arvan, et Hispaanias on peagi valimised ja migrantide hääled on väga-väga olulised. Teiseks, Hispaania ülemkohtu otsus, mis ütleb, et inimesed, kes saabusid meritsi, võivad jääda ja neid ei saadeta kohe tagasi. Ja kolmas punkt on see, et vaneuudised, mida paljud inimesed meedias levitasid,
püüdes seda unistust noortele maha müüa, öeldes, et Eldorado on sinu käeulatuses ja sa võid minna Euroopasse, Hispaaniasse ja sealt edasi Euroopasse. Ja 4. tegur on ilmselgelt kõigi nende noorte inimeste sotsiaalsed ootused, kellel pole tööd ja kes soovivad paremat tulevikku. Ja Hispaania ning Euroopa tunduvad neile olevat justkui paradiis, kus nad saavad töö, parema palga ja parema olukorra. Nii et ma arvan, et kõik need asjad on seekord toonud kaasa migratsiooni kasvu ja läheb veel üsna palju aega, enne kui olukord Maroko ja Hispaania vahel normaliseerub. sa mainisid valeuudiseid. Mida täpselt noored sotsiaalmeedias nägid, mis veenis teid massiliselt seda piiri ületama? Sotsiaalmeedias levis info, mis oli kõik valeuudis, öeldes, et inimesed võivad minna Hispaaniasse, saada tööd ja saada head kodakondsuse ja saada palju seda, mida ameeriklased nimetavad hüvedeks või eelisteks. Ja see oli kõik vale. Ilmselgelt oli see kõik võlts. Ja see anti kõik noortele, kellel pole tööd, võimalus saada parem tulevik ja parem olukord Hispaanias. Miks ei suutnud Maroko võimud sellise suurusega liikumist peatada? Me räägime 60 000 inimesest, kes ületasid piiri. Kus olid Maroko võimud? No, me peame mõistma, et Euroopa on oma piirikontrolli Marokole delegeerinud ja avaldab Marokole suurt survet, et peatada kõik migrandid, kes tulevad peamiselt Aafrikast. Ja kui sa täna Maroko linnades ringi liigud, näed sa kõiki neid mustanahalisi inimesi, kes ootavad, et Hispaaniasse üle piiri pääseda. Ja see Euroopa Liidu piirikontrolli delegeerimine tekitab Marokos palju probleeme. Esiteks pidi Maroko neile inimestele andma. Tead küll dokumente ja anda neile tööd ja võimalusi elamiseks ning hariduseks. Ja see on üldiselt Maroko rahva jaoks palju. Hästi, Dr. Mohamed Chittu, tore oli teid meiega siin I24 Newsis näha ja kuulda teie arvamust sellest, mis sudas toimus. Aitäh!